Head külalised, head sõbrad, head ruumiarmastajad. Täna õhtul oleme koos põhjusel, mis on ühteaegu praktiline ja poeetiline. Arhitektuur on kummaline kunst. See on ainus kunstivorm, kuhu saab sisse astuda. Täna õhtul mõtleme majadele, mis ei räägi, aga millel on hääl, ja ustele, mis ei avane mitte ainult õue, vaid ka uutele ideedele. Lugupeetud Kultuurkapitali juht, erialaliitude presidendid, arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid. Täna õhtul ei mõõda me meetreid ega ruutmeetreid, täna mõõdame koostööd, julgust, mõtet ja mõju. Hea ruum ei sünni juhuslikult. See sünnib vaidlustest, visanditest, kustutuskummidest, ehituskoosolekutest ja hetkedest, mille keegi küsib, aga mis oleks, kui teeks hoopis teisiti? Täna õhtul tunnustame ühiselt Eesti ruumiloome silmapaistvamaid saavutusi, andes välja Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Maastikuarhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu, Arhitektuuriajakirja Maja ja Kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiad. Õhtu on teie jaoks kokku pannud Zuuga ühendatud tantsijad. Õhtujuhtidena seisavad teie ees Indrek Sammul. Liina Olmaru. Õhtujuhid kannavad Eesti disainerite loomingut. Aitäh, Reet Aus, Patrik Soome ja Stella Soomlais. Suga ühendatud tantsijad kannavad realiseerimiskeskusest saadud riideid ja me saime need kätte enne, kui Reet sinna kohale jõudis. Palume avasõnadeks lavale riigiarhitekt Tõnis Arjus. Mikrofon. Ma juba mõtlesin, see lava on nii maagiline, et siin ei ole mikrofone vaja. Ikka tuli üks mikrofon ka. Tere kõigile ruumiloojatele. Mul on tõesti hea meel siin olla. Sellel sõbrapäeval on mul eriti hea meel siin olla koos oma noorema tütrega, kes oli nõus tulema sellisesse ruumiloojates pulbitsevasse ruumi. Ja nagu te aru saate, proovime tasapisi oma järeltulijaid mõjutada niimoodi pehmelt. Kuigi tema ennast küll mõjutada ei lase, ma mäletan ühel päeval, kui temalt küsiti, kuule, kas sa tahad ka nagu paps saada arhitektiks, siis tema ei ole suu peale kukkunud. Vastas, et ei, ma tahan saada teiseks riigiarhitektiks. Minule paneb see muidugi täbara seisu, ma vist nii kaua ei taha ikkagi selles ametis olla. Aga kui mõjutustest rääkida, siis ma arvan, et mind ennast selles ruumiloome teekonda on suunanud üsnagi palju minu enda vanavanemad, kes muidu olid ehitusinsenerid. Mina läksin siis perekonnas veidi käest ära, läksin arhitektuuri õppima. Aga mul on meeles siiamaani, mida minu vanaema ütles, kui ma läksin siis õppima arhitektuuri, et tead, arhitektid, nemad võivad arvata, aga insenerid, nemad peavad teadma. Ja mind siiamaani see mõte kummitab, loomulikult ta tegi nalja, ta tõi ka näited, et näed, Alar Kotli läks oma arvamusega inseneri juurde, insener ütles, et väga hästi arvatud, arvutused klapivad täpselt su arvamusega. Aga mind jäi see kummitama siiski, et see ei ole see, minu hinnangul, mis päriselt ütleb ära, kuidas see erineb arhitekt, ja ma siin muidugi mõtlen nii sisemaastiku kui ka nii-öelda traditsioonilisi arhitekte, et millest tema eristub teistest distsipliinidest, mis on see, mis muudab selle tõepoolest keeruliseks ja kompleksseks. Ja ma olen hiljem pigem nagu hakanud selle peale mõtlema, et see vastus tuleb hoopiski organisatsiooni kultuuriteooriatest. Üks üldine teooria, mida kindlasti kõik teate, on see, et selleks, et sul oleks edukas tiim, on sul vaja, et su tiimis oleks hästi erinevaid inimesi. Et sul peab olema seal, teeme lihtsast, teeme 3 tüüpi, tavaliselt on neid rohkem, teeme 3. Et üks on sul see tegija, see, kes läheks kohe õue, võtab labida kätte, hakkab kohe tegutsema, see, kes tahab ära midagi teha. Siis teine on see, kes on analüütik, ütleb, et kuule, stopp, mõtleme veidi, räägime kliendiga, uurime, küsime kogukonnalt arvamust. Ja siis kolmas grupp on see, kes küsib, et mis oleks kui.
see, kes unistab, see, kes mõtleb kaugemale tulevikku, kes proovib sellest teosest veel enamat välja saada. Minu hinnangul arhitektiamet tähendab seda, et sa proovid olla kõike seda korraga. Ja see minu arust paistis välja ka minu jaoks küll vähemalt arhitektuuriõpingutes ka, kui ma kooli läksin, et ühest küljest sulle öeldi, noor poiss, kuule, lase ennast vabaks, unista, joonista, rõkka, tee vormi. Ja siis sa unistad ja rõkkad ja lähed selle unistusega siis kaitsmisele ütleb komisjon, et kuule, külmasillaga see nüüd küll ei arvesta, mis? Aga unista edasi. Lõpuks ma sain aru, et ei ole tegelikult vastandid. Ja tõepoolest me tegelikult arhitektidena, loome inimestena pidevalt töötamegi päris maailmas, kuid pidevalt proovime nihutada ka seda ruumi edasi kusagile poole. Ja kui nüüd küsida, kuidas tänased nominendid, laureaadid võib-olla eriliselt tähelepanu vajavad, siis just nimelt selle tõttu nad on nihutanud neid piire. Ja minu siiras tänu, minu siiras imestus kõikide tegevloojate suhtes. Aitäh teile ja ilusat õhtut! Suur aitäh! Tänase õhtu esimese tunnustusena jagatakse välja arhitektuuriajakirja Maja artiklipreemia. Palume lavale ajakirja Maja peatoimetaja Madli Kaljuste. Nii, mul on küll natuke kahju, et see paberite hunnik ära kadus, et tundsin end ära selles. Aga ma alustan siis täpsustusega, et ma olen Maja peatoimetaja asetäitja siin eelolevaks aastaks seoses Laura Linsi värsket lapsevanemaks saamisega. Nii, aga täna välja kuulutatava artiklipreemia nominendid, kelle valis välja ehitusinsener Jürgen Einpaul, on pärit siiski eelnevast aastast, mis on Laura peatoimetatud, aga minu siis toimetatud. Ning üsna toimekas see minu aasta oli. Meil on hea meel, et Maja lugejaskond on vaikselt kasvamas ning et Maja on nüüd püsivalt leitav ka Lätis ja Leedus. Ja tahame tänada kõiki lugejaid, kaas- ja koostöölisi, kes teevad võimalikuks selle privileegi kirjutada eesti keeles ruumikultuuri ilmingutest, väljendustest, alustest ja nurgatagustest. Ja etteruttavalt võin öelda, et 2026 aastaks on meil plaanis mitmed muudatused. Tulemas on vähemalt 2 põnevate külalistoimetajatega numbrit ning uus kujundus ja ka kujundaja, millega seoses soovimegi täna toimetuse poolt suure aitäh öelda Maja pikaaegsele graafilise disainerile Margus Tammikule. Ja Maja poolt ma lõpetangi niisugune reklaamiminutitega, et Margus Tammiku kujundatud majasid ja ka arhitektuuripreemiate raamatud leiab saalist väljudes paari kõrvalt. Suur aitäh! Ja nüüd teie ees on ajakirja Maja artiklipreemia nominendid. Kontrollitud keskkond. Sõnumeid inimloodud kiviplatoo. Kui hooned võrsuvad pinnast, millel nad seisavad. Liha paradoks. Palume laureaadi väljakuulutamiseks lavale Jürgen Einpaul. Mul on au ette lugeda žürii põhjendus laureaadi valikul. Betoon on materjal, mis on loodud kestma. Ometi toodetakse seda iga maailma elaniku kohta aastas juurde rohkem kui kuupmeetri jagu. Ehkki
betoonitöösturid eelistavad endiselt sedastada, et varasemalt ehitatu on praktiliselt väärtusetu, näitab auhinnatud artikkel, et olemasolevaid ehitisi võiks vaadelda materjalimaardlatena, millest saab luua taas vajalikke hooneid. Konstruktiivne ja optimistlik artikkel kirjeldab põhjalikumalt 2 objekti Eestist ja Taanist, kus vana hooneskelett on muudetud uueks väärtuseks. Jääb lootus, et olemasoleva säilitamine muutub tavapraktikaks, et vähendada tootmisega kaasnevat keskkonnamõju ja ära hoida inimkonna mattumist betooni alla. Aitäh, mu sõnad kõlavad palju tähtsamana, kui need nii professionaalselt ette kantakse. Tänan. Aga preemia, nagu te võib-olla juba aimate, läheb siis Roland Reemaale. Aitäh žüriile. Kohe meil tuleb pildistamine. Aitäh žüriile. Aitäh ülimalt töökale ajakirjamaja perekonnale võiks öelda, sest see on väike, aga ülimalt töökas. Ja nagu näha, siis paberkandja ei kao veel mitte kuhugi, nii et toetage kvaliteetset kriitilist ajakirjandust. Aitäh! Nii, austatud laureaat, austatud publik, traditsiooniks on kujunenud ka see, et tehakse ülesvõte, mis läheb ajalukku, mida saab hiljem vaadata, mida saab hiljem kajastada ja selleks me pakume suures ruumis intiimset ruumi laureaatidele, nii et palume natukene siia tsooni, natukene tulge siia poole, siis me saame ilusa pildi. Me pakume neile peeglit, pakume neile kammi, et nad saaksid ennast üle vaadata ja siis, kui kõik on valmis, kas fotograaf on valmis, kas laureaadid on valmis ja pildistame! Kas valgus on hea? Kas peaks tulema lähemale? Kas on hästi? Tulge natukene lähemale valgusesse. Nii, üks hetk. Kas nüüd on hästi? Väga hea. Ja pildistame! Suur tänu!
Sisearhitektide Liidu preemiateni. Palume lavale Sisearhitektide Liidu juhatuse esimees Tarmo Piirmets. Tervist! Mul on hea meel, et saal on rahvast täis. Mul on selle majaga väga palju mälestusi. 5 aastat ja kerib edasi. Ja kui ma ootasin oma järjekorda, siis ausalt öeldes ma polnud kunagi arvanud, et ma olen ka selles samas majas esinen lava pealt. Kuigi selle saaliga mul väga palju seost ei ole. Ja natuke siseinfot ka veel sissejuhatuseks, et see vana osa, mis jääb teie selja taha, see pidi ka varsti valmis saama. Kevadel või sügisel. Aga aasta on veel ebaselge. Aga liikudes edasi nüüd preemiatega, et sisearhitektid annavad välja preemiat 48. korda. See preemia on meie jaoks väga oluline. Oluline on tunnustada tegijaid, aga samas me ka nende preemiate abil mäletame meie interjööre. Sest natuke erinevalt arhitektuurist ja sisearhitektuurist on maastikuarhitektuurist ja arhitektuurist on sisearhitektuur kahjuks kaduv kunst, sest interjööride omanikel tuleb tihti uusi mõtteid ja kaovad ära meie kunstiteosed. Ja seetõttu on väga oluline, et me mäletaksime neid interjööre. Ja mälestused on toredad asjad, aga et sellest jääks ka visuaalne mälestus, siis meie jaoks on väga oluline ka see raamat, mida me välja anname, ruumipilt, kus siis nominendid saavad mälestatud. See on kahjuks küll paari aasta vanune, kahjuks selle aasta oma mulle veel ei antud kätte. Aga ja siis ma kuulsin, et seda saab ukse kõrvalt, aga saab ka raamatupoodidest. Ja see ei ole uudis, aga uudisena sellel aastal ja ma loodan, et ka edaspidi saab iga interjöör saab ka sellise mälestustahvli. Ja me loodame, et siis need jõuavad siis kas kellegi kaminasimsile või väärika hoone foajeesse, aga see on ka viis, et kuidas me ikkagist tähistame meile olulisi interjööre. Ja neid saab ka tagasiulatuvalt tellida Eesti Sisearhitektide Liidust. Ja lähme edasi nüüd preemiaga, et Sisearhitektide Liit koos Kunstiakadeemiaga annab siis silmapaistvale tudengile välja Velloasi preemia. Nüüd see formaalne pool. Jaa, formaat näeb ette, et ma loen ette žürii põhjenduse. Laureaat on aktiivne ja iseseisev looja, kelle tegevuses peegeldub otsiv ja mõtestatud vaim. Maksimalist, kes seab endale ebaharilikult kõrged standardid ja kes peab õppimist kõige paremaks mänguks. Ja Eesti Sisearhitektide Liidu Velloasi nimelise tudengipreemia 2026 laureaat on Linda Supping. Palun lavale! Väga tänulik. Ma olen tõeliselt õnnelik praegu. Aga ma sooviksin rääkida veel paremast preemiast kui see siin. Umbes 10 aastat tagasi sattusime õppima Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonda
ja sellest alates olen ma õppinud koos nii paljude erinevate tudengitega ja neilt olen ma õppinud kõige rohkem ja ma tahan öelda, et selle osakonna või üldse arhitektuuriteaduskonna või üldse ikka õpilaste püüdlused on nii siirad ja suured ja tugevad ja need inimesed on nii töökad ja võimekad ja inspireerivad, nii et elagu tudengid. Aitäh! Nii, palume foto tegemiseks siia. Palume intiimruum lavale. Natukene tulge valgusesse. Tsipakene siia poole, tulge ka. Tulete ka piltile. Ma vaatan, kas te olete valguses. Natuke ettepoole, siis on valgus. Kas fotograaf on valmis? Kas fotograaf on valmis? Laureaat on valmis. Pildistame! Olge, suur tänu! Aitäh teile! Eesti Sisearhitektide Liit annab sel aastal välja 3 võrdse kaaluga preemiat ja nominendid on teie ees. Ankru korter. Eesti Vabariigi suursaatkond Singapuris. Ettevõtte Wise Tallinna kontor. Hamburg ja partnerid uus kontor. Näitus Teine tapp. Näituse piirideta aineväljadel kujundus. Näituse Tallinn täispurjes. Linna muutev olümpiaehitus kujundus. Nõmme eramu sisearhitektuur. Restoran Tar. Reute residentsid ja restoran Võsul. Saku gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskus. Viljandi terviku. Palume laureaatide väljakuulutamiseks lavale žürii esimees Mart Kalm. Esimese laureaadi tutvustuseks on žürii lausunud sõnad. Hoone sisearhitektuur kannab ruumilist harmooniat, selgete proportsioonide, kvaliteetsete materjalide ja valgusega läbi põimitud pindade kaudu. Interiööri valikud on kui kummardus 20. sajandi keskpaiga modernismile, kuhu siseaatriumi kaudu kandub ka väliruum. Eramu on hea näide, kuidas sisearhitekt on eelkõige tellija, mõistja ja kuulaja. Lähedane koostöö ja oskus tajuda elanike rütmi, vajadusi ja iseloomu võimaldab luua ruumi, mis ei ole pelgalt funktsionaalne, vaid pererahva nägu. Nõnda sünnib kodu, mis ei ole loodud ruutmeetrite, vaid eluviisi järgi, ruum, mis toetab elaniku igapäevaelu ning laseb hoonel särada mitte suuruses, vaid kvaliteedis. See on Evamu Nõmmel. Palume lavale Lilian Esing, Kätlin Õllup, Aet Kiivet.
küll väga ootamatu, arvestades neid nominatsioone. Aga suur aitäh žüriile ja kõigile, et ma olen kahjuks siin üksi, et kõige suurema töötegija on kindlasti Lilian ja Aet, et meil jah, et see on lihtsalt uskumatu, kui hästi võib ikkagi mingi koostööga sujuda niimoodi etapiti. Ja Lilian, kahju, et sa ei saanud tulla, aga tema tegeleb ka ikkagi järelpõlve kasvatamisega väga hoogsasti, et annan tänusõnad üle. Aitäh ja suur tänu Tellijale, see on eelkõige tema nägu. Ja palun fotole. Natukene ettepoole, siis on valgus parem. Natukene ettepoole. Kas fotograaf valmis? Nii. Valmis. Ja palun. Suur aitäh teile. Ja palju õnne. Sisearhitektide liidu teine preemia. Žürii on öelnud nii. Muuseumihoone rootsiaegsed võlvid on ekspositsiooni loomisel tõeliseks väljakutseks. Sisearhitekti loodud kujundusest, mis delikaatse tausta abil liitis eriilmelised teosed voolavaks tervikuks, sai näitusel omaette teos, vastates täpselt kuraatorite seatud teemapüstitusele materiaalsuse voolavusest. Tundub, et mis see siis ära ei ole, aga just oskus varju jääda ja lasta välja pandud taiestel särada näitab sisearhitekti oskuslikkust. Näitus piirideta aineväljadel. Palume lavale Hanna Karits. Hästi hoitud saladus. Ma tänan. Ma tahan tänada veel publikus olevat Peeter Heinatit, kes on graafilide disainer, istub seal, ja oma stuudiokutte, kes võib-olla selle projektiga nii tihedalt ei olnud seotud, aga olid suureks toeks. Ja ma soovin tänada Karin Paulust ja Ingrid Alliksaart tänud juhuslikule kohtumisele kuskil foori taga, nagu need asjad algavad. Kutsus Karin Paulus mind kujundama seda näitust, kuhu nad olid kogunud üle 50 kunstniku teose, mis olid erinevatest ajastutest, tõeliselt erinevad meistriteosed, mis oli omakorda väga suur töö. Ja siis ma sooviks veel tänada Eesti Disaini- ja Tarbekunsti muuseumi naisi, kes teevad uskumatut igapäevast tööd, et säilitada meie kultuuri ja disaini. Aitäh! Ja palume pildile. Üks samm ettepoole. Väga hea. Laureaat on valmis. Fotograaf, palun. Aitäh, suur tänu. Palju õnne. Sisearhitektide liidu 3. preemia. Žürii põhjendus kõlab nii. Kuidas luua keskkond, mis vaatamata väga täpselt välja mõõdetud funktsionaalsusele pakub inimmõõtmelist ja toetavat ruumi ning lahendab kõik ligipääsetavuse väljakutsed olukorras, kus eelarve on erakordselt pingeline ning nõuded ja tehnilised lahendused tavapärasest kordades keerulisemad.
väga nappide vahenditega, mis väljenduvad värvides, materjalis või mööblis, on markeeritud erinevad funktsioonid ja loodud tasakaalustatud inimkeskne ruum, tegemata lähteülesandele ja nõuetele üheski detailis allahindlust. Loodud on funktsionaalne ja inimlik keskkond, mis lükkab ümber kõik hoone kasutusest lähtuvad stereotüübid. Viljandi tervikum. Palume lavale Tarmo Piirmets. See on nagu nii lihtne, see retsept on nii lihtne, noh. Sul peab olema, supis peab olema nagu kõik nagu super hea. 3 arhitektuuribürood, 2 ehitajat, insenere ma ei mäleta, tellija esindajaid, kelle kõigiga me rääkisime, neid ma ka ei mäleta, kahjuks lihtsalt, aga kõigile suur tänu, kõik tegid nagu super tööd. Ja ma ei tea, ma lihtsalt nagu mul oli lusikas käes ja et igal juhul kõigile osalejatele suur tänu. Palume üles võtta ajalukku. Natuke ettepoole. Ei ole valmis. Kas on valmis? Laureaat on valmis. Palun. Jaa, pildistame! Suur tänu ja palju õnne. Aitäh teile. Losse võime ehitada marmorist või õhust. Teater tehtud inimestest, aga vahel põhust. Kui soovidest käib üle võim ja peale tuleb vaim, on tulemuseks tihtipeale vapustav disain. On meie ajal valge, must või värviline lagi, näib, et toonist hoolimata kipub sisse kukkumagi. Meil julge astuda, kui jalge all on kindel põrand ja kalli veosena sel veereb meie kultuuripärand. Täna pole siinsel platsil töös veel ekskavaator, kuid poole aasta pärast sõidutab sind eskalaator. Kui maasse raiutud saab järjekordne nurgakivi, siis varblane on peos, kuid katuselt veel puudub tuvi. No ilmad pole vennad ju, ja kliimagi on muutlik. Eks ehituse osas tahaks olla jätkusuutlik. Tahame, et elamu oleks energiatõhus, et süda oleks rahus, kõik on optimaalses mahus. Me väärindame puitu, plasti alavääristame, mateeriat biolagunevaks polümeeristame. Elanikud targad on, veel targemad on majad. Mu kodu on üks rakendus, on niivõrd moodsad ajad. Ma töötan selle nimel, et saaks valmis kord see sild, mis minuni sind tooks ning jätkub rahmeldamispõld. On vahel tõesti värskendav end kasta paduvihmajoas, kuid olgem ausad, elada on siiski mõnus toas.
Me oleme jõudnud Arhitektide Liidu aastapreemiateni. Palume lavale Eesti Arhitektide Liidu president Aet Ader. Tervist, kolleegid, tervist koostööpartnerid, dear colleagues from Finland, Ukraine. Täna on meil pidupäev, väga tore. Tavapäraselt on meil selline argipäev, nagu te teate Arhitektide Liidus, autoriõigused, projekteerimislepingud, igasugune seadusandlus, andsime tagasisidet eluasemepoliitikale, töögrupid, eestseisus, koosolekud, arhitektuurivõistlused. Ja siit selline küsimus, et mis te arvate, et 14. veebruaril 2018 kell 12 oli ühe arhitektuurivõistluse tähtaeg. Kõikidel arhitektidel olid sellised närvilised tunnid just sellel päeval 8 aastat tagasi. Et kes teab, Mart, sina ei tea, arhitektuurivõistlustel sa ei osale, aga teised kindlasti. Ma arvan, et Ralf ja Maarja võiks teada just nimelt. Seesama lava siin, seesama hoone 8 aastat tagasi, täpselt täna oli arhitektuurivõistluse tähtaeg. 8 aastat hiljem, täpselt täna, on meil väga tore rõõmustav olla kvaliteetses ruumis. Kvaliteetne arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur. Paraku on nii, et kõikidel nendel arhitektuurivõistluste lavadel me seista ei saa. Täna veel me ei seisa näiteks Paide keskväljakul, me ei seisa Tallinna peatänaval, kuuldavasti isegi Koidu tänaval me ei seisa või veel ei seisa. Et kuigi me teame, et arhitektuurivõistlus on parim viis, kuidas kvaliteetset ruumi, kvaliteetset elukeskkonda tellida ja hankida. Arhitektid, sisearhitektid, maastikuarhitektid projekteerisid siis umbes 8 aastat seda Linnateatri hoonet siin. Nad olid nõus panustama oma töötunde, võtma riske, et sünniks parim Eesti arhitektuur. Ja samuti on arhitektuurivõistlustega, et ma usun, et kui te vaatate oma kõrvale ja vaatate oma kolleegile otsa, siis te saate kõvasti ohata, kui palju arhitektuurivõistluseid te olete teinud ja kui palju häid ideid on sündinud. Aga me oleme arhitektidena leplikud, sest kui on professionaalidest žürii kogunenud ja on valitud ka kolleegi idee, siis me oleme nõus, me lepime sellega järelikult. Professionaalid valisid parima idee, väga tore, Eesti ruum sai parem. Millega aga meil on väga raske leppida, on see, et kui need ühiselt panustatud, selles ruumis inimeste ühiselt panustatud, aga ma arvan, et neid inimesi on vähemalt 2 korda nii palju siin Eesti riigis, et 100 000 eurot siis ühe arhitektuurivõistluse puhul, kui need jäävad sahtlisse ja kui neid ei ehitata, või veel hullem, kui selle asemel ehitatakse odavhankega hoopis teine lahendus. Ehk siis hea ruum võtab aega rohkem kui 1 valimistsükkel, rohkem kui 1 direktori ametiaeg. Ja nagu me teame, vaid jätkuv, järjekindel ja selge perspektiiviga ruumipoliitika toob meile hea ruumi. Või võiks ka lihtsalt öelda poliitika. Ehk siis järjepidevus viib meid siia, mille parimaid näiteid on meil täna võimalik nautida, olla tänulik heale meeskonnale, tellijale, toetajatele ja ühisele pingutusele. Aitäh teile!
Ja nüüd palume Arhitektide Liidu tudengipreemia üleandmiseks lavale 2024. aasta tudengipreemia võitja Diana Trobot. Seekordse laureaadi magistritööst kumab selge autorlus, äratuntav graafiline keel ning tugevad hoiakud ja väärtushinnangud arhitektina. Ta käsitleb ehituslikke ja tehnilisi probleeme, tuues lahendustesse tundliku ja inimskaalalise mõõtme, vernakulaarsuse. Lihtne, ent veenev idee, et kõige rohelisem hoone on see, mis on juba ehitatud, väljendub selgelt nii töö metoodikas kui ka magistritöö aluseks valitud objektis, 19. sajandi industriaalpärandit kandvas Tallinna tehasehoones. Žürii tunnustab julget magistritööd arhitektide sekka astumisel, kõrget graafilist vilumust ning päevakohast teemapüstitust. Palun. Kõik sai juba öeldud, nii et without further ado, Eesti Arhitektide Liidu tudengipreemia 2025 laureaat on, trummipõrin, Marta Elisabeth Tikman. Palume lavale Marta Elisabeth Tikman. Tänu, kahjuks tundub, et preemia laureaati ei ole täna siin, aga me anname sellele edasi. Suur tänu! Aitäh! Järgmisena antakse üle Arhitektide Liidu elamupreemia. Vaatame palun nominente. Dirhami Nature Resort. Filosoofi 11.1 üksikelamu. Suvila Rannakülas. Palume lavale žürii liige Kristi Siiven. Ta loeb kohe ette põhjenduse. Žürii on laureaati iseloomustanud nii. Olukorras, kus linn valgub üha enam põldudele laiali, mõjub arhitektidest noorpaari oskus vanast kesklinnas paiknevast autoremondi garaažist enda perele elumaja vormida värske sõõmuna õhku. Filosoofi üksikelamu vastab seeläbi paljudele tänastele ruumilistele väljakutsetele, tihendades olemasolevat linnakeskust, taaskasutades ning väärindades olemasolevat ja kasutusest välja jäänud hoonekehandit ning näidates, et kavalate ruumiliste käikudega saab väikesemõõdulisest abihoonest luua paljude võimalustega ja mitmekesise eluruumi. Ja laureaat. And the winner of the award is Philosophy 11. Liis Uustal, Egon Metusala.
aitäh žüriile, et tegelikult sellise väga võrdlemisi lihtsa põhiplaani ja geomeetria taga te nägite seda suuremat ideed ja õnnestumisi. Mõistliku hinna eest on linna tänapäeval perele eluaset leida väga keeruline, eriti kui tahta, et kõik saaksid liikuda värskes õhus ja iseseisvalt. Jah, me õppisime selle majaga päris palju ja võib-olla kõige rohkem õppisime nägema väärtusi ja väärtust sellest, millest tavaliselt nagu pilk üle libiseb ja sellepärast julgustame nagu kõiki julgelt nagu koputama kuuride ja pesuköökide ja garaažide ustele, et näha seal seda võib-olla võimalikku väärtust. Ja väga hea meel on ka, et nagu sellise väikse liigutusega tegelikult on ka võimalik teha väikest samm nagu linna tihendamise suunas. Aitäh teile! Nii, ja palume fotole. Natuke ettepoole tulge. Lina, natuke ettepoole, Lina. Nii, natukene astuge ka üks samm ettepoole. Siis olete valguses. Väga ilus. Nii. Kas fotograaf on valmis? Laureaat on valmis. Ja pildistame. Natukene siia. Suur tänu. Palju õnne. Palju õnne. Arhitektide liidul on välja kuulutada veel üks preemia. Arhitekti aastapreemia. Teie ees on nominendid. Tallinna Linnateater. Kadrioru pargi aednike maja. Eksi boks. Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapanek. Las ma soojendan sind. Saku gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskus. Palume preemia üleandmiseks lavale tagasi Arhitektide Liidu presidendi Aet Aderi. Žürii on öelnud nii. On oluline tunnustada erakordseid projekte, mis mängivad olulist rolli meie igapäevaelus, kus arhitektuur tugineb sama palju sotsiaalsetele ja ühiskondlikele kaalutlustele kui vormilistele valikutele, kus arhitektuur on sama palju avalike hüvede kui disaini kvaliteedi teenistuses. See projekt on suurepärane näide sellest, kuidas arhitektuur saab luua erakordset ühiskondlikku väärtust. Arhitektide Liidu aastapreemia žürii oli Sam Jacob, kes täna ei viibi siin, sellepärast annan mina seda preemiat üle. Saku gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskus. Palume lavale Ralf Lõõke, Maarja Kass, Kerstin Kivila, Ragnar Põllukivi, Margus Tamm, Helina Lass, Martin McLean. See preemia on meie jaoks alati olnud hästi oluline, sest seda annab välja see valib välja
žürii liige, kes ei ole kuidagi seotud Eesti arhitektuurimaastikuga. Mis tähendab, et see on alati selline tõeline reality check, et kuidas see kõik, mis me siin teeme, kuidas see maarahva arhitektuur paistab välja siis kuhugi kaugemale Euroopasse. Ja seda, sellepärast ongi meil selle üle nagu eriti hea meel ja kindlasti tahaks öelda Sam Jacobile, et thank you very many. Nii, palume lavale. Natuke see poole, nii, valgus. Tähelepanu. Vaatame korra, saate rahulikult, vaatake rahulikult peeglist üle ennast. Natukene grupeerume, taga ei ole näha. Nii, et olete kõik näha. Nii. Natuke ette poole, palun. Nii. Tundub, Täitsa et ühte või? fotograaf on valmis. Tee mingi natuke liiv Palun. Siia poole. Suur aitäh ja palju õnne! Palju õnne! Armsad külalised, nagu te aru saate, oleme me jõudnud maastiku Teised läksid juba ära. Kallis lilleke. Lipp Aasale. Jaa. Aitäh. Nüüd asub kolleege tunnustama Maastiku Arhitektide Liit. Sel aastal on laureaate kokku 4. Palume lavale Maastiku Arhitektide Liidu juhatuse esimees Maarja Gustavson. Tere õhtust! Suur rõõm on jälle siin teiega koos olla ja tähistada meie valdkonna viimase silmapaistvamaid saavutusi.
Sellised sündmused nagu täna annavad meile hetkeks võimaluse tagasi vaadata, peatuda, tunnustada üksteist ja tehtud hinnata ja mitte ainult tulemustele keskenduda, vaid ka sellele tööle ja pühendumisele, mis nende tulemusteni on viinud. Tähistamise kõrval tuleb siiski tunnistada kahjuks viimastel kuudel ruumi valdkonda lisandunud ebakindlust, nii nagu Aet siin ennem pikemalt ka rääkis, autoriõiguste teemad, kvaliteetsete ruumiloome otsuste tagasipööramised, autokesksete lahenduste eelistamine. Need kõik on loonud olukorra, kus keskkonnatundlik ja inimmõõtmeline linnaruum on sattunud tugeva löögi alla. Ja need on kõik teemad, mida ei saa eirata ja samas millel ei ole nagu lihtsaid vastuseid ja lahendusi. Küll aga on kindel üks asi, et hea tulemus võib sündida ainult koostöös, koosloomes ja andme- ja teaduspõhiste otsuste najal. Ja hea näitena, millele rõõmu tunda, on selline valdkonna sisese ja ülese koostöö tulemusena sündinud otsus, et sügisel avatakse Eesti Kunstiakadeemias maastikuarhitektuuri magistriõppekava, et me saame jälle tunda rõõmu, et üle 10 aasta saavad maastikuarhitektuuri õppida nüüd nii Tallinnas kui Tartus. Jaa, aitäh. See tõesti on eriline, oluline samm valdkonnale ja eelkõige sellise eriala järelkasvu tugevdamisel ja loodetavasti aitab meil leevendada seda maastikuarhitektide põuda, mis praegu ikkagi Eestis on ja loodetavasti toob ta juurde ka tulevikus uusi arhitektuuripreemiate nominente. Ja täna me muidugi keskendume siin 2025 aasta parimatele arhitektuuri, sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri saavutuste tunnustamisele. Et mul on hea meel õige pea anda üle Eesti Maastikuarhitekt Liidu aastapreemiat. Soovin palju õnne laureaatidele, ilusat õhtut kõigile. Aitäh! Suur aitäh! Suur tänu! Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate nominendid on Eesti Rahva Kolahoov, Krullipark, Liivalaia trassipark, looduslähedased sademeveesüsteemid, Eesti kliimasse sobivate säästvate sademevee lahenduste käsiraamat. Pelgulinna kogukonnaaed, Pelgulinna riigigümnaasiumi maastik, Pirita Jõesuu puhkeala, Rae riigigümnaasiumi ja Tuule spordihoone maastikuarhitektuur, Sepapaja 12 ajutine parkla Ülemiste linnakus,
Vonvääri tervisemaja puhkeala, Ülemiste City roheala, esimene etapp. Ja Maastikuarhitektide Liidu esimese laureaadi tutvustuseks on žürii öelnud nii. Ajutine maastikuarhitektuurne lahendus on loov ja eeskujulik näide sellest, kuidas ka ajutine linnaruumi funktsioon võib olla keskkonnateadlik ja mitmeotstarbeline. Oskuslikult taaskasutatud materjalid, päästetud puud ja looduspõhised lahendused loovad ruumi, mis toetab nii inimesi kui ka elurikkust. See projekt näitab veenvalt, et ajutisus võib olla kvaliteedi ja innovatsiooni võimalus. Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia kategoorias Ajutine ruum. Laureaat on Sepapaja 12 ajutine parkla Ülemiste linnakus. Grete Veskiväli-Dubov, Merilin Sasilov. Aitäh, žürii! See oli üks katsetusprojekt, ütleme nii. Tellija tuli kaasa ja üks fantastiline koostööpartner on mul ka, Miina Pruuli. Tema mõtles kaasa. Ja aitäh! Nii, palume jäädvustuseks pildile. Palume natuke siia poole. Lähme riidega natuke ettepoole, riie natuke ettepoole, siis on laureaadid valguses. Kas lilled on valmis? Jah? Fotograaf valmis? Palume! Aitäh ja palju õnne! Palju õnne! Maastikuarhitektide Liidu teise laureaadi kohta on žürii öelnud järgmist. Loodud maastik on läbimõeldud ja visuaalselt tugev tervik, mis toetab nii õppimist kui ka igapäevast kasutust. Geomeetriline ruum on tasakaalustatud liigirikka haljastuse, sademe veelahenduste ja ökoloogilise tundlikkusega. Kooli õu sulandub ümbritseva rohealaga, võimaldades õpilastel kasutada ja avastada suuremat ala kui kooli ümbrus. Tegu on kestliku ja haridusliku väärtusega väliruumiga. Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia kategoorias Haridusmaastik on Pelgulinna riigigümnaasiumi maastik. Palume lavale Mirko Traks, Juhan Teppart, Karin Bachmann. Väljendan oma siirast tänu. Väga tähtis projekt meie jaoks, väga tähtis tulemus. Lihtsalt korraks tahtsin, ma loodan, et viimast korda minna sinna ajastusse veel tagasi, millal me seda joonistasime. See oli aeg, kus osa inimesi pesi kraaniklausis kodujuustu pakke ja ruumi selline üks alusprintsiipe oli 2x2 ja kuidas me suudame nagu inimesed tuua kokku niimoodi, et nad tegelikult lahus. Ja ma arvan, et siis see ruumi nagu tulemus on üks näide sellest, kuidas see võiks nüüd toimida. Tere,
aitäh büroole, kes kaasa töötas, Uku, Kristjan, Katariina ja üks kommentaar võib-olla ka, jah, niimoodi päevakajaline siis, et viimasel ajal tõesti on palju tulnud juttu rikkusest ja rahast ja üks hommiku Vikerraadiot kuulates sain ka nagu täitsa naerda geniaalse selle sõnastuse pärast, kuidas Mutukale hotelli ehitades me oleme rikkad ja priiskavad. Et see oli siuke väga hästi ümber pööratud, et Pelgulinna riigigümnaasiumis me tõesti nendele mutukatele hotelle ei ehitanud. Seda tegid õpilased ise paari laua kokku lüüdes. Ja see on seal olemas, te võite minna vaatama seda rikkust putuka hotelle. Aga me tegime enamat, me tegime putukatele spa. Vabandust, seal on kraavid ja seal on ka tegelikult Rootsi laud putukatele ja see on röögatu. See suvi oli esimest korda, kui hooldaja, niimoodi nimetatakse inimest, kes niidab, oli tagasihoidlikum ja tõesti, see oli röögatult seda süüa. Ja see ei ole veel kõik, sest ma olen kuulnud ka ühte teist geniaalset ütlust, et kui te näete hästi palju niitmata asju, et siis tulevad mingid võõrliigid. Ma ei tea, võib-olla isegi parasiidid. Et saatke kukele need inimesed. Aitäh! Üks samm ettepoole, siis olete valguses. Väga hea. Natuke siia poole, natuke juhendame, aitäh. Auhinnad ka. Nad tahavad auhinnad ka oleks näha. Palju õnne! Maastikuarhitektide liidu 3. laureaadi tutvustuseks kõlavad sõnad. Alakujundus on lihtne, kuid väga mõjus näide kaasavast ja hoolivast linnaruumist. Ruum on kavandatud kõigile, pakkudes võimalusi nii lastele, erivajadusega inimestele kui ka kogukonnale tervikuna. Lahendus ühendab loodushariduse, ühistegevuse ja igapäevase käed mulda loodushariduse. Ökoloogiline tundlikkus avaldub nii rohekoride säilitamises, liigirikkas ja tolmeldaja sõbralikus taimevalikus kui ka väikeloomade liikumisvõimalustes. Tugevdades kogukonnatunnet ja näidates, kuidas ökoloogiline mõtlemine ja inimeste kaasamine saavad kujundada elujõulist linnaruumi. Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia kategoorias koos loodud ruum, Pelgulinna kogukonnaaed. Palume lavale Gianfranco Franzi, Chiara Desi, Rea Sepping. Grazie a tutti. Esindan siin meie kolmikut. Gianfranco ja Chiara on praegu Itaalias. Ciao belli, auguri a tutti noi. Tahame väga tänada, et hinnatakse järjest rohkem kaasamist, kogukonnale ruumi loomist, putukatele spaade loomist ja see, et meil oleks kohalik, meil oleks oma toit olemas ka linnas, et see ei pea olema kuskil kaugel, vaid et me lähme sinna poole, et see toidu urbanism ka meie maile jõuaks. Aitäh! Suur tänu! Palun!
ei ole valmis. Kas olete valmis? Peeglit ei ole. Saate peegeldada äkki nendelt auhindadelt. Nad on valmis. Palun. Suur aitäh, palju õnne! Palju õnne! Maastikuarhitektide liidu 4. laureaadi kohta on žürii öelnud nii. Park on silmapaistev näide sellest, kuidas läbimõeldud disain loob mitmekesise ja kutsuva linnaruumi. Tõstetud kõnniteede ja terrasside rajamine on võimaldanud säilitada olemasolevad puud ja nende juurestikku, rõhutades lahenduse keskkonnateadlikkust. Väikesel alal on loodud eriilmelised puhkealad, mis teenivad nii inimesi kui ka linnaloodust. Looduspõhised lahendused ja liigirikkad istutused toetavad elurikkust ning sademevee juhtimist, ühendades väärikalt inimeste heaolu ja ökoloogilise tasakaalu. Me ei lähe geograafiliselt väga palju kaugemale. Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia kategoorias avalik ruum on Krulli park. Palume lavale Mai Mirjam Kuuskmäe, Maret Aabel, Khaled Abdelmonam Zayed Mohamed, Alvin Kanarvik, Toomas Põld, Marti Pütsepp. Suur tänu žüriile, et oli juba peaaegu lõpp käes, aga näed, saime. Mida ma veel tahan öelda, et kindlasti tahaks kõigepealt suur tänu veel kord žüriile ja ma tänan väga tellijat, sest tellija kohta tahaks öelda sellised märksõnad, et julge, inspireeriv ja nõudlik, et väga tihti ei satu seda momenti, kus sellise tellijaga on võimalik koostööd teha ja selleks oli Invego osaühing ja samuti ehitaja, kes täpselt projekti järgi kõik ehitas, iga ruutmeetri kohta kõik üle küsis ja siiras tänu Nobe osaühingule. Aitäh teile! Nii, palume natuke siia poole, siis on valguses. Kuskil siia maale, siis on valgus hea. Oih, ma lähen eest ära. Teist pidi, peegel on parem. Kõik on valmis. Kõik on valmis. Fotograaf valmis. Palun. Suur tänu, palju õnne teile! Palju õnne! Aitäh! Ja nüüd on kätte jõudnud aeg avalikustada Kultuurkapitali aastapreemiad.
Siin on kirjas Kultuurkapitali aastapreemiate žürii nimed. Kultuurkapitali aastapreemiate žürii koosnes arhitektuuri sihtkapitali liikmetest Karl Taaglige, Grete Veskiväli-Tubov, Kai Süda, Kalle Vellevoog, Maarja Valk-Falk, Reet Aus ja Toomas Tammis. Palume lavale Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks žürii esimehe Reet Ausi. Tere. Kui nii kaua istuda, mitte rääkida, siis võib juhtuda tõesti nii, et hääl läheb ära. Sain tagasi. Ja ma siis ütlen žürii poolt paar sõna. Nagu ikka, nagu igal aastal oli ka seekord žürii töö väga raske. Me saime aru, et on erakordselt palju andekaid inimesi, on tehtud väga palju tööd, on tehtud väga palju huvitavaid objekte ja hoolimata sellest, et me tõepoolest kaalusime võimalust anda auhind see aasta kõigile, tuli välja, et me seda teha ei saa ja pidime välja valima nagu ikka ainult 5 parimat. Või lihtsalt 5. Ma ei tea, kas nad parimad on, seda saate otsustada te ise, aga meie arust see nii oli. Ja enne kui me läheme sellega edasi, tahan ma lihtsalt öelda, et täna tuli siin õhtul jutuks, mis toimus 8 aastat tagasi selles samas majas, et mul on eriti hea meel siin laval seista just sellepärast, et see on minu endine koduteater. Ja siin saalis on ka mees, kellega kunagi 8 aastat tagasi me seda teekonda alustasime, kelleks on Elmo Nüganen. Ja eriti hea meel on mul öelda, et eile pidas Tallinna Linnateater oma 60. juubelit. Palju õnne! Aitäh! Kultuurkapitali arhitektuuri aastapreemiaid antakse välja 5, just nii nagu Reet praegu ütles. Nominendid on näitus, silikaat, ontoloogia esimene, materjali ja maine kujunemislugu 1900 kuni 2025. Uurimisobjekt, näitus ja raamat, Bruno Tomberg, disaini leiutamine. Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapanek. Las ma soojendan sind. Näitus Tallinn täispurjes, linna muutev olümpiaehitus. Vares arhitektuuriresidentuur. Krulli park. Exibox. Reute residentsid ja restoran Võsu. Saku gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskus. Tallinna Linnateater. Kultuurkapitali aastapreemiate üleandmiseks on meil laval Reet Aus.
ja Kultuurkapitali installatsioonipreemia laureaadi kohta on öeldud nii. Olgugi, et kohaspetsiifiline, kõnetas see installatsioon oma päevakajalise probleemiseadega suurt rahvusvahelist publikut. Teos andis selgelt edasi autorite mõtte, kuidas kampaania korras kliimakriisi lahendades kipub ununema arhitektuur ja kannatavad inimsuhted. Rohepöördest inspireeritud üllad ideed võivad muutuda naeruväärseks, kui nende rakendamise käigus hävivad ajalooliselt väärtuslikud hooned ja linnaaansamblid. Eesti Kultuurkapitali ja Arhitektuuri Sihtkapitali aastapreemia, installatsioonipreemia, Veneetsia arhitektuuribiennaali Eesti väljapanek Las ma soojendan sind. Me lavale Keiti Lige, Helena Männa, Elina Liiva. Autoritel ei olnud võimalik kohale tulla, auhinda tulevad vastu võtma esindajatena Mari-Liis Vunder ja Märten Ratasepp. Tulge tulge. Ütlen siis hea meelega suurimad tänusõnad žüriile, Eesti riigile ja meie kallitele kuraatoritele, kes selle ideega tulid ja et julgeti valida. Projekt on olnud äärmiselt edukas ja aitäh märkimise eest. Ja ma lisan, et see oli tõesti üks võimatu projekt ja see on igal juhul Keiti ja Elina Helena preemia ja ma nende kiituseks meenustaksin meie Itaalia partneri Piero sõnu. Tema oli see, kes kõik load, kõik kohapealse asjaajamise aitas meil korda seada. Ja kui see kõik oli valmis, siis ta ütles Keiti, Elina, Helena töö kohta, et ta ei ole enne näinud sellist asja, et tuleb uus takistus, kõik tuleb jälle ringi teha ja projekt läheb ainult paremaks. Nii et seda suurem rõõm on praegu tähistada. Aitäh! Teeme ülesvõtte ka ikka, eks ju? Ja palume pildistamine. Tuleme natuke valgusesse. Sipake ette poole. Ja, väga ilus. Kõik on valmis. Palun pildistame. Suur tänu. Palju õnne teile. Palju õnne. Kultuurkapitali disainipreemia laureaadi kohta on žürii öelnud järgmist. Tervikkäsitlus Bruno Tombergi loovuniversumist toodi näituse ja raamatu vormis nüüd ka laiema publiku ette. Bruno Tombergi fenomen koosneb paljudest tahkudest. Disain, sisearhitektuur, kunst, pedagoogika, teooria. Näitusel ja raamatus on neid tahke käsitletud piisava üldistustasemega, et luua Tombergi tegevusest tervikpilt. Autorite lähenemises heiastub Tombergi erialane süstemaatilisus ja mõtestav hoiak, disain kui mõtlemise vorm. Ütlen ühe asja enne veel. Žürii tööd tehes olime väga üllatunud, et niivõrd vähe oli disainivaldkonna töid tegelikult saabunud. Ja ma tahakski lihtsalt öelda, et siin ruumis on tõenäoliselt küll rohkem maastikuarhitekte, sisearhitekte ja arhitekte, siis öelge oma disaineritest sõpradele edasi, et tegelikult võivad ka arhitektuuri sihtkapitali oma töid esitada selleks, et saada auhinda. Aga kõik said juba aru, kellele läheb see auhind, siis tõepoolest disainipreemia läheb uurimisprojekt, näitus ja raamat Bruno Tomberg, disaini leiutamine.
palume lavale Kai Lobjakas, Indrek Sirkel, Ulla Alla, Merilin Kaup. Ma saan aru, et lihtsalt tuli, kui keegi ei esita, saavad näitused preemiad. Suur aitäh, see on väga suur asi ja suure tähendusega preemia. Ma ühe vinjeti lihtsalt mõtlesin, et ma mainin, et kui aastaid tagasi ma Bruno Tombergile sellest rääkisin, et tuleks teha temast näitus või meil on plaan selline, siis ta oli väga reserveeritud ja ütles, et 95. ta sellest Tarbekunsti muuseumis oma näituse ise tegi, kui ta 70 sai ja peale seda ei ole ta tegelikult midagi uut, tal ei ole sellist uut loomingut, et seda ei ole mõtet korrata, mida ta on juba teinud, pärast seda on ta teinud põhimõtteliselt ainult moose sügiseti ja seda rõõmsam, võite kujutada ette, olin mina, kui ta sellele vaatamata tegi tööd oma arhiiviga, pani selle kokku ja usaldas siis muuseumi sedavõrd, et selle muuseumile üle andis. Nii et tänu sellele oli see näitus ja see raamat ja kogu see uurimisprojekt üldse võimalikud. Ja mul on loomulikult väga hea meel, et sellega tulid kaasa imelised kujundajad, Merilin ja Ulla, kes tegelesid ruumiga, Indrek Sirkel, kellega me olime varem koostööd teinud, tegeles siis graafilise disaini ja selle raamatuga, nii et ma väga tänan Kultuurkapitali, žüriid ja muidugi Bruno Tombergi. Aitäh! Kõik on valmis, palun! Väga ilus oli see muidugi. Ütskab see. Suur tänu. Aitäh, palju õnne! Palju õnne veel kord! Müts läks lava taha. Nii, Kultuurkapitali tegevuspreemia. Seda iseloomustatakse niimoodi, neid inimesi. Kui säravate silmadega noored arhitektid, ruumiloojad, arhitektuuri tuleviku mõtestajad, mateeriafilosoofid, taaskasutajad leiavad võimaluse tegeleda erinevates formaatides nii arhitektuuridistsipliiniga kitsamalt kui ka ruumikultuuriga laiemalt ning teha seda kõike väljaspool tavapäraseid jõustruktuure nagu tellija, rahastaja, ametnik, projektijuht, ehitaja, järelvalvaja, siis pole see üldse mitte lihtne ega ka tavapärane. Nende tegevusest on saanud huvitav sümbioos kaosest ja korrast, organiseeritusest ja etteaimamatusest. Ja tegevuspreemia läheb Vares arhitektuuriresidentuur. Merilin Kaup, Mari Möldre, Margus Tammik. Suur tänu tunnustuse eest žüriile ja kõikidele kolleegidele. See on väga oluline, sest et see jõustruktuuridest väljaspool toimetamine on keeruline vahel ja nüüd me alustame juba 3. hooaega, nii et see on väga teretulnud. Aga me ei ole ainult neljakesi selle kogu asja taga, nii et kuidas sa kirjutasid?
terve parv on veel inimesi ja me tänaks kõige rohkem valgakaid ja kõiki kolleege siit, kõiki külalisi, kõiki residente, kümned, kes meil on nüüd siin 2 aasta jooksul käinud. Ja loomulikult Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024, kes meile suure hoo andis ja kõiki, kes on jõudnud Valka ja ülejäänutele, tulge külla. Aitäh! Kõik on valmis. Palun. Ja pildistame. Suur aitäh ja palju õnne teile. Palju õnne. Kultuurkapitali sisearhitektuuri preemia laureaadi kohta on žürii öelnud järgmist. Kogu hoone on ruumiliselt ja materjalikäsitluselt ilus, ajatu tervik. Valguse kasutus on tundlik, koloriiditunnetus kindlameelne, helge ja rahuliku kujundusega õpperuumid ning avarad ühisalad toetavad kaasaegset õpikäsitust. Loodud keskkond on oma kasutajat väga hästi tabanud. Pole liiga lapsik ega ka liialt täiskasvanulik. Saku alevik on saanud avara, esteetilist elamust loova ning ajas kestva koolihoone. Tõepoolest, sisearhitektuuri preemia läheb Saku gümnaasiumi põhikooli õppehoone ja spordikeskusele. Palume lavale Kerli Vaikre, Mariel Põld, Pille Lausmäe Lõoke. Suur tänu. Tõesti ootamatu. Suur tänu. Projekt oli väga raske tegelikult, aga tulemus sai väga kena. Ja tänud, suured tänud tunnustuse eest. Suur aitäh. Ma siis vanema kolleegina, see oli meile 4. kool ja tundus, et mis seal ikka. Ja see oli ka Salto bürooga 3. kool. Seda enam tundus, et mis seal ikka teeme ära. Aga see maja on minu arust äärmiselt õnnestunud. Ma näen siin, et tegelikult inimesed on happy'd, on õnnelikud. Saku on saanud sinna oma ilusasse keskkonda tegelikult väga hästi sobituva hoone, et kui ma alguses seda projekti nägin, et on ju tegelikult tegemist väga suure ja mahuka hoonega, siis see sinna sulandub väga hästi. Meil selles mõttes oli rõõm seda tööd teha, ma arvan. Ja Salto inimestele suur aitäh, Kerstin, Ragnar, Ralf, Maarja ja eriti tahaks tänada muidugi ka kooli juhtkonda ja kooli direktorit, kes on siin meie hulgas suure usalduse eest. Ja loomulikult žüriid, sest me lähtusime sellest, kui Ralf ütles, et tulge tehke midagi ajatut, lihtsat ja nii me ka püüdsime. Me püüdsime olla natuke ajamõõtmest üle
ja vältida trende, vältida hooajalisust ja selle eest, et seda ka nähti. Aitäh žüriile! Palume pildi peale. Riie. Tulge natuke ettepoole, siis te olete valguses. Veel natukene, siis te olete ilusti valguses. Kõik on valmis, palun. Suur tänu, palju õnne teile veel. Palju õnne. Kultuurkapitali peapreemia. Kultuurkapitali arhitektuurivaldkonna peapreemia anti üle Kultuurkapitali aastapreemiate sündmusel 4. veebruaril Rakveres Arvo Pärdile pühendatud muusikamajas Uku Aru, kuid tunnustame preemia saajaid ka täna omade kolleegide ringis. Mõlemas Salto arhitektide preemiale kandideerinud töös Tallinna Linnateatris ning Saku Gümnaasiumi põhikooli hoones ja spordikeskuses tuleb ilmekalt esile autorite võime luua head ja huvitavat ruumi, mis on ühtaegu selge ja vaheldusrikas. Loomingulise kollektiivina iseloomustab Saltot suur pühendumine. Soov saavutada ruumiliselt parim lahendus, nad arvestavad asukoha ja kultuuri kontekstiga ning lisavad sinna alati midagi isikupärast ja ootamatut. Salto arhitektide loomingus torkavad silma väärtused, mis aitavad siduda igapäevase kasutuse ja logistilise selguse ilusaks ja orgaaniliseks tervikuks. Ja suure üllatusena pean andma siis meie poolt peapreemia Salto arhitektidele. Palume lavale Maarja Kask, Ralf Lõuke, Kerstin Kivila, Ragnar Põllukivi, Margus Tamm, Elina Laborde, Martin McLean, Märten Peterson, Andro Mänd. Tänu sulle tunnustuse eest. Ma pean ütlema, et ma arvan, et see Linnateatri hoone, kus me praegu oleme, on Salto arhitektuuri tegutsemise ajaloo jooksul olnud kõige keerulisem. Ja selles mõttes meil on nagu väga hea meel, et see valmis on või et peaaegu valmis. Ja me Salto arhitektidena oleme tegelikult teinud 2 teatrit. Üks oli Põhust ja teine on Maa all, et me huviga ootame 3. Et Elmo, kui sa siin oled publikus, et kui sul mingi mõte tuleb, et siis... tuleb. Ma ikkagi tegelikult tänaksin, meil on päris palju siin laval, et võrreldes siin eelmistega, kes on käinud laval, aga lisaks neile kõigile, tegelikult kõikide nende objektidega on seotud veel nagu 100 inimesed, kes on väga pingutanud, et ma tänaksin kõiki neid ja loomulikult Linnateatri puhul ma tahaks tegelikult pidada selle kõne, mida ma olen harjunud kuulama, nagu kui spordiveteran saab elutööpreemia Kultuurkapitalilt, et nagu seda tüüpi kõne, aga sellest pole hetkel aega, nii et ma lihtsalt tänan žüriid selle tunnustuse eest. Jaa, ma siiski võtan ka sõna. Kuna ma Saltos enam ei tööta, siis mul on nüüd vaba voli öelda, mis ma arvan. Tegelikult ma ütlen paar nime ikkagi. Endine peanäitejuht Elmo Nüganen, siis peakunstnik Kristjan Suits, endine teatri direktor Raivo Põldmaa, praegune direktor Mihkel Kübar ja näitejuht Ugu Uusberg, palun tõuske püsti. Me teeme võimsa aplausi neile, sest
tegelikult Piirmets eksis, kui ta ütles 5 aastat, see on olnud 8 aastat, seega kõik, kes on projekteerinud 8 aastat, teavad, et seal ei ole mingit naudingut lõpus enam. Aga need mehed pidasid vastu ja tegelikult ma olen ütelda, et see maja on täis nende rasvaseid näpujälgi paksult. Ja kui te edaspidi siia saali satute, siis ma võin kohe ütelda, need esimesed 2 rida, mis on allapoole viidud tasapinnast, see on Elmo nõudmine, et publik peab saama erinevate rakursside alt näha. Siis see laudraketis, mis te siin seina peal näete, see oli projektis, meie pandud, aga nagu ikka, kõik arhitektid teavad, et ehitajad objektil ütleb, et kallis, teeme selle kilpidega, palju odavam, saab palju kiiremini. Siis oli Kristjan Suits, see, kes ütles, et ei, me jääme siiski laudraketis juurde ja see on see, mida te praegu siin näete. Ehk siis võib ütelda, see on suitsusein. Need toolid, millal te istute, Rain Raabel ei mainimata. Kindlasti Rain Raabel ja Kristjan Suits käisid, istusid läbi 100 toole, et valida välja need, kus inimene suudaks olla üle 3 tunni vähemalt. Ma eeldan, et kellelgi tagumik hangeks ei ole jäänud, seega ma arvan, et on tehtud hea valik. Lava sügavus, ma saan aru, et Elmo on seal Vargamäel mängid piisavalt palju, et näitleja peab kuskil kaugelt, mingi hakkab lähenema, sai oma sügava lava. Ehk siis tegelikult veel üks suur aplaus nendele ägedatele inimestele, kelle näpujälgi on kogu see maja täis. Aitäh! Palume natuke koonduda, siis me oleme kõik mahume pildi peale. Nii, kas kõik näevad? Nii, kas te näete üks hetk? Natuke lähemale. Vaadake nüüd natuke kõik sinna. Kui fotograaf ütleb, et on valmis. Fotograaf on valmis ja pildistame! Suur tänu ja palju õnne teile! Palju õnne kõigile! Veel kord palju õnne kõigile laureaatidele ja nominentidele. Sellega ongi kõik 2025. aasta preemiad jagatud. Suur aitäh kõigile toetajatele, tänu kellele tänane auhinnatseremoonia võimalikuks sai. Peatoetaja Eesti Kultuurkapital, suurtoetajad Baurok, Florin Forbo, Velux Eesti, toetajad Kaparol, Hals Interiöörs, Jung, Linkona. Suur aitäh tervitusjookide eest Nudist Drinks ja Liiviko. Eesti Arhitektide Liidu tudengipreemia väljaandmist rahastavad liitu kuuluvad arhitektide bürood. Sellel aastal Arhitekt Must, Allianz Arhitektid ja arhitektide büroo Luhse ja Tuhal. Saalist väljudes on teid ootamas arhitektuuripreemiate nominente ja laureaate tutvustavad trükised, Eesti arhitektuuripreemiad ja ruumipilt. Hiljem on trükised võimalik soetada erialaliitudest ja raamatupoodidest. Arhitektuuripreemiate erisaade on ka sellel aastal tulekul. Saade valmib septembrikuus. Eesti arhitektuuripreemiad 2026 toimub 14. jaanuaril hetkel veel valmimisjärgus olevas Eesti suurimas puithoones, loodusmajas uue nimega Taru. Nüüd aga olete oodatud kõik fuajeesse, kus toimub järelpidu. Osa saab Maria Aderi toiduinstallatsioonist nimega Betoon Brut 2. Mängib Tõnu Kõrvits, avatud on baar. Aitäh, Suga ühendatud tantsijad! Aitäh, Linnateater! Aitäh RGB-le! Palju õnne kõigile! Toredat õhtu jätku ja head sõbrapäeva!